Tere hommikust kõik minu lõustraamatussõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Täna tervitan teid siit Salatsjõe kaldalt, Elmas Land-Liivimaa ökokülast ja mul on rõõm teile teatada, et lõpuks on jõudnud kätte see kurikuulus 24. september, kuid täna siiski ilma naljata. Mis siis juhtunud on? Mis juhtus 2 viimase päeva jooksul? Teate te kõik. Meie esisõjaleedi andis teada, et Venemaa võib elektri välja lülitada ehk ahvid lülitavad elektri välja ja siis imeme päkka. Ma lühidalt katsun lahti seletada, mis siis tegelikult toimus. Toimus see, et mingil hetkel oli kogu Baltikum tagajalgadel, sest ähvardati siis lahti ühendada Balti riigid, nagu mina aru saan, mingisugusest BRELL-süsteemist. Ja ma võin eksida, kuid ma kasutan siis varasemat välismeedia nagu informatsiooni, mis selle kohta on räägitud ja kohe ma jõuan sinnani, aga siis seda süsteemi nagu juhitakse Venemaalt. Ehk siis Ruljovka, kangid ja kõik rool on Venemaa poole peal. Ja mida see tähendab? See tähendab siis seda, et kus see hüsteerika ja paanika tuli, no võite ise arvata, et kaua see suur karu laseb enda peal klähvida nendel puudlitel ja avalikult sõimata ja kõike tähed. Varem või hiljem virutab ta käpaga või teeb siis midagi, tõmbab näiteks rubilniku välja. Rakette võibolla ei jagu, siis tõmbame rubilniku välja. Ja siin on siis välismeedias selline uudis läbi jooksnud, et Eleringi esindajad on öelnud, et kui see rubilnik välja tõmmatakse, et siis meile jääb 25% vaid võimsust, mis tähendabki seda, et 75% Eesti elanikkond hakkab sitsima pimedas, külmas, mis iganes, sauna kütta ei saa. Ja see tähendabki seda, et siis lakkab töötamast selline ühendus nagu Estlink 2. Jällegi ma võin täielikult eksida, ma ei ole energeetik ega keegi, aga niimoodi väidetakse. Ja siis, et tegelikult tulebki see Estlink 2 kaudu see elekter, siis ahvide elekter tuleb tegelikult Soomest. Nii et kui ma uurisin, et kes siis lõpuks valetab, sest ma vaatasin ka seda informatsiooni, et kui oli meil üks teine sõjakuninganna, selline veidikese delikaatsem ja peenem preili, kes käis siis Venemaa mõrtsukaga kohtumas, surus kätt ja naeratas ja kallistas. Nendel aegadel anti siis Euroopa Komisjoni poolt 1,044 miljardit rekonstruktsiooniks või ümberehitustöödeks, et Eesti ja Balti riigid olid või on, või ma ei tea, kas siis on siiamaani või ei ole, kõik vassivad, valetavad mingis UPS süsteemis, mis siis omakorda on see BRELL-i osa sealt Estlink 2-st. Ja see oli siis ilus termin, see sünkroniseerimine Mandri-Euroopaga, selleks anti siis seda raha ja selle projekti nagu eesmärk oli siis, et täielikult integreeritud nagu Euroopa energiaturu idee. Et tegelikult see miljard oligi vaja ära kulutada siis selleks, et meil ei oleks probleeme enam Venemaaga, nii piltlikult öeldes, et see pidi garandi andma täielikult Eestile, Lätile, Leedule siis Euroopa mandriosaga otseühenduseks. Ja 166,5 miljonit eraldati ka Leedu, Lätile ja Eestile. Kujutate nüüd ette, 166,5 miljonit on läbi tuulutatud siis selle teise sõjakuninganna ajast, aga nüüd tuleb välja, et me ei ole tegelikult integreerunud sinna, vaid me kasutame ikka seda siis Estlinki 2, mis tähendabki siis seda, nagu ma algul kahtlustasin, et kõik valetavad juba pikki aastaid, pikki aega. Sellest ei tasu üldse rääkida, et miks selline
kuritegelikul lohakus on siis sisse lastud pikkadel aastatel. Minu arust tuleks kõik need riigiettevõtete juhid praegu võllapuusse saata, piltlikult öeldes, mitte otse öeldes, aga see on täielik kuritegu, mis on tehtud Eestis inimeste vastu elektri siis hindade ja kõikidega. Ja nüüd tuleb välja siis niimoodi, et uus sõjakuninganna tuleb avalikult televisiooni ette ja ütleb, et Venemaa võib nii-öelda juhtmed kapist välja tõmmata. Ahvid võtavad voolu ära. No kujutate ette, 166,5 miljonit on ära tuulutatud Eesti, Läti, Leedu poolt, kõik ühesugused sellised, nii-öelda tarkade nägudega onud tädid, aga me sõltume ikkagi Venemaa elektrist. Ja mida see tähendab nüüd? See tähendabki seda, et tegelikult on see mitte enam sõjalis-poliitiline, vaid sõjalis-elektriline, energeetiline julgeolek täielikult null Eestis. Kas te nüüd kujutate ette sellist asja, et kui nüüd see rubilnik välja tõmmatakse, me ei välista. Võib-olla nüüd Putinoid andis siis mingisugust ümbermõtlemisaega või läbirääkimiste aega või ilmselgelt diplomaadid praegu suhtlevad, spetsialistid suhtlevad, tegijad nii-öelda, kes on ette pandud, need suhtlevad, sest pupp on ju majas ja ma arvan niimoodi, et Venemaa praegust siis kaupleb midagi, et võtke sanktsioonid maha või tehke seda või teist või kolmandat või ärge klähvige. No see klähvimine on selline lapsemäng, see neid jõuita. Võib-olla on isegi pandud de facto, et viige väed välja, NATO väed välja Eestis, me ei tea. Et praegu on tõmmatud nagu nii-öelda pidur peale selle kangi alla tõmbamiseks, väljalülitamiseks. Kaua see kestab? Võib-olla 1 päev, võib-olla 3 päeva, võib-olla 6 aega, me ei tea, võib-olla 3 kuud. Oletame, et käivad mingisugused läbirääkimised, mida keegi ei tea. Aga me peame siis nagu selleks valmis olema, et kas te nüüd saate aru, et kui 25% jääb Eesti kaetuks selle elektriga, kuhu siis kõigepealt see vool läheb, see Toompeale ja siis pankadele ja siis ma ei tea kuhu veel, võib-olla bensiinijaamadele isegi, aga sellegi poolest tulevad megakatkestused ja tegelikult sellega on siis Eesti need energiapoliitikud, energia, kõik projektid, värgid, särgid, need kulutatud miljonid ajanud Eesti rahva sinnamaani, et me läheme sekundi pealt üle ööga kiviaega tagasi. Ja kujutate ette siis, mida hakkavad veel hinnad tegema, mis juhtub siis igasuguste pangaautomaatide, poodide lahtioleku ajaga, igasuguste leivaküpsetusahjudega, absoluutselt kõikidega. Kas teil nagu jõuab kohale, kuhuni on aetud tegelikult riik julgeoleku nagu poole pealt? Rahva heaolu, rahva siis nii-öelda rahulolu ja julgeoleku poole pealt. Et mida see süsteem on siis 30 aasta jooksul teinud? Okei, jätame välja selle 90. aastat, kus meil ei olnud vaenlast, kus me saime rahulikult äri teha oma naabriga. Mitte mingit probleemi meil ei olnud. Ja nii nagu NATO tuli sisse Eestisse, nii nagu me Euroopaga liitusime, hakkas lumepall veerema ja nüüd me oleme jõudnud siia, kus me oleme. Nüüd mõelge jälle inimesed oma peaga, mida me peame nüüd tegema. Nüüd on ainuke võimalus sõtta minna, sest on öeldud, et lääne ühtsus, ühtne läänemaailm seisab vastu suurele karule Venemaale. Ja nüüd ongi siis sisuliselt sõda käes. Ma ei kasuta oma mõttelaadi terminit, vaid seda on öelnud meie viimane sõjakuninganna nüüd, et me oleme sõjas. Ja kas te märkate, et see sõda on tulnud nagu kuidagi tasahilju hiilinud ka meieni? Sellepärast, et kui me hakkame nagu päris loogiliselt jälle mõtlema, et okei, et slaavi rahvas sealt teeb vennatapu sõda, aga mida pekki hekki siis on Eestil pistmist selle sõjaga seal, et anname relvi, anname kõike, klähvime, haugnume selle nimel, et meil tõmmatakse rubilnik välja ja me oleme käpuli või? Kas see on siis sõjastrateegia või? Sõjastrateegia peaks olema võit, kindel võit, aga praegune sõjastrateegia on kindel kaotus. Juba sellest sõjalis-strateegilises aspektist me oleme kaotajad. Kas te saate aru, inimesed? Ja kelle või mille üle me plaksutame käsi, keda või mida me praegust valime, keda või mida me peaksime nüüd austama, kui teil kõik
elektripliitid jäävad seisma, kõik elektri need vahendid, föönid, ma ei tea, mikrouunid ja nagu ma varasemalt olen ka öelnud, et kas te nüüd mõistate, kuhuni tegelikult on see ka reaalselt aetud ja tuletage nüüd meelde, mida ma olen 2 aastat teile rääkinud kõikidele, kes mind on kuulanud. See aeg on käes nüüd ja kes seda veel ei mõista, et see kõik tuleb, ega seda peatada enam ei saa. Pidage seda nagu, võtke seda nagu reaalsust, võtke seda nagu paratamatust ja see aeg on nüüd kätte jõudnud. Et nüüd on nagu ainus asi on veel kuidagi kindlustada ennast selle külma talve vastu, sest ega kui vesi ära kaob ja kortermajades vetsupottides enam vett ei ole, kraanist vett teil ei tule, elektripliidi nuppu vajutate, käima ei lähe, mida te teete siis? Vot mõelge selle hetke peale. Mida teete siis? Aga kui palju protsentuaalselt inimesi elab nendes uutes ja kortermajades ja kõikides? See tähendabki seda, et tegelikult on vassitud ja valetatud absoluutselt kogu Eesti rahvale. Elektrienergiapoliitika on täielikult kaitsmata. Mingit integreerumist Euroopa energiaturu selle idee ja siis nende suurte miljardite investeeringute taustal ei ole tehtud. Need rahad on kühveldatud kuskile tädi ja onupoegade OÜ-desse, mingisugustesse, ma ei tea, mis veel. Eks need, kes selles osalenud on, need teavad ise, kuidas see machinatsioon käib, sest arvestage sellega, et Euroopast on ka tulnud väga selge sõnum, et kõik energiainvesteeringud elektrienergiasse, energiapoliitikasse, kõik need rahad, mis on jagatud, need on korruptiivsel teel kõik laiali jagatud ja väga suur korruptsioon on. Nii et see jällegi ei ole minu foobia, ma räägin seda, mida välismaailm räägib. Ja mõelge nüüd, mis siis nagu edasi saab, et kui see päev X juhtub. No siia kõrvale siis veel räägime siis sellest putinoidi tuumašantaažist ja on oht valmisolek, et kui referendum ära käib selles Donbassis ja seal, kus nad nüüd kuulutavad kuskil 20% Ukraina pinnast siis Venemaa osaks ja tuleb siin lähiajal, siis kui sinna 1 või 2 pommi peaks langema, et siis Venemaa ähvardab ilmselgelt tuumalööki anda ennetavat, sest see on juba Vene riiklusele ohtlik sel juhul siis de jure, de facto, ma ei tea, mis iganes. Aga viimastel päevadel on ka tulnud juurde nüüd uudis, et Ameerika Ühendriikide salajased sõjaväe nii-öelda kindralid on kogunenud ja on omavahel arutanud, et pidu, mis oli peale NSV Liidu lagunemist alates 1991. aastast on lõppenud ja nüüd on vaja valmistuda ja on öeldud ka, et me valmistume isegi esmase tuumalöögi andmiseks. Nii et inimesed, arvestage sellega, nüüd on külm sõda läinud jäiseks sõjaks, mis võib plahvatada tuliseks sõjaks ja nüüd enam ei arvestata ka USA poole pealt ega Ameerika Ühendriikide poole pealt, et kui palju inimelusid siis võiks hukkuda, aga ameeriklased on harjunud sõdima, nad on harjunud olema maailma juhtoinad ja tegelikult ongi nii, et mida tegelikult neil selle Ukrainaga siis nii väga tegemist on, aga tulebki välja, et tegemist ongi kõikide nende maade ja igasuguste maavarade ja Ukraina siis parimate palade välja ostmisega, kõik need biolaborid, mis seal olid, biolaborid kusjuures on olnud, iseasi, mida nad tegid seal, jälle ei oska öelda, aga de facto nad on olnud seal, on võib-olla praegust maad on kõik Ameerika firmadele maha müüdud, kõik need maavarad ja värgid-särgid, ilmselgelt Ameerikal on huvid sinna, aga tegelikult peaksid ameeriklased ikkagi istuma Ameerika mandril ja vaatama iseenda heaolu üle, mitte maailmas mingit sandarmit mängima. Ja näete isegi, mis USA siis meil on toonud nüüd, Euroopa Liit, mis on toonud, ma ei oska öelda, kui Eesti oleks täielikult neutraalne olnud, et kas siis praegust olukord oleks parem olnud, aga kindlasti mingisugused ohud oleks olemata olnud. Aga eelkõige kõik see poliitiline eliit, kes on nüüd viimased 10-15 aastat olnud, need on täielikult teinud valesid otsuseid, valesid samme
ja kui nad oleks kõik õigesti teinud, siis meil oleks ise majandav kõik elektri, toiduainete, ma ei tea, mis iganes asjadega. Meil oleks kästud pliite, truupe välja lõhkuda, meil oleks kästud seda teist, kolmandat teha ja Eesti oleks võib-olla olnud kordades õitsvam riik, et Eesti rahvas on hästi tubli ja tragi. Sellega ma täna lõpetan. Pean hakkama nüüd laupäeva nautima, olge teiega tublid, sööge palju vitamiine ja kuuleme jälle, kui õige aeg on. Ma arvan, et see õige aeg tuleb õige pea, sest uudiseid tuleb praegust maailmast igasuguseid ja luban teile, et kui midagi ärevat on kuulda või kui ma lähen jälle looma ja inimestega kokku saama, et siis ma kindlasti annan sellest märku ja siis me jälle saame koos arutada, et kes kui palju aega kulutas või kes siis mu peale vihastas või kes käsi plaksutas või kes naeratas. Nii et olge rõõmsad, saage huumorist aru ja aeg on hommikukohvi jaoks. Kõike head, ilusat päeva ja päike ka tõuseb juba. No nii, sellega lõpetan. Nägemist!